jah, eks ole. Suvi saab alati natuke liiga ruttu otsa. Ja sellepärast tuleb nii mõnelgi meist suvekodud talvekorterite vastu vahetada. Ja. Aga minule vanale mehele passib maaelu palju paremini. Ja sellepärast andsin endale ausõna, et tuleval aastal enam ametis ei lähe. No eks nad pea seal orkestris lõppude lõpuks ikka mõne noorema mehe leidma. Ja. Pill küll suur ja keeled jämedad teisele, aga näe, vägisi kipuvad sõrmed kohe vahel vale nooti võtma. Ei tea, kas see on nüüd vanadusest või on jälle need pöialpoisid tõmbutama hakanud. Teie muidugi kõik olete pöialpoisse näinud. Ei ole. Ja sina oled ainult unes. Oi, no kuidas siis niimoodi? Ja sina ei tea isegi, kuidas neid kutsuda. No, tuleb ainult hüüda. Hei, pöialpoisid! Tili-t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 ili
on. Pesamuna hellik. Teadlane tarkur. Hampel ja himpel. Mina olen Siipel. ma jõumees Jannu. Sai kokku kuus. Tõesti kuus. Veel puudu üks. Tõesti üks. See vahva tilid on, kes pealik meil on. Tili, 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 tili on. Nagu ikka pöial poisse meidki 7 on. Tili, 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 ton, tili, ton. Kas te tahate, ma jutustan teile, kuidas mina pöialpoistega esimest korda kohtusin. Jaa. Noh, meie teatrisse tuli kord uus orkestrijuht. Jaa, valge krae, must frakk ja kõik nii nagu peab olema. Ja paistis õige kuri mees olevat. Ja orkestritki juhtis ta rohkem oma kortsuskulmuga kui taktikepiga. No, alustasime. Pim, pim, pom, pim, pim, pom, ta, ta, ta. Ja mul oli oma partii hästi peas. Ja mõtlesin, et mind sa küll nüüd oma kortsuskulmuga ei hirmuta. Vana kulm niisugune. Ja, aga siis asja eest teist taga teeb minu kontrabass järsku ta-ta-ta asemel ta-ta-ti. Teate, mul läksid isegi kõrvatagused punaseks. Jaa. Iseenesest mõista vaatas orkestrijuht mulle otsa kui kassiirele. Ja küll. Seekord ma veel sind ära ei söö. Aga... Noh, mängisime edasi. Teisel korral mängisin nagu jaksasin. Aga kui olin sellest hädaohtlikust kohast mööda jõudnud, siis oleks tahtnud rõõmu pärast kas või taeva karata. Aga siis, just lõpu eel, kui pidid mängima ainult viiulid, kuulen, et minu kontrabass teeb rahumeeli tin-tin-ton, tin-tin-ton. No, võite arvata, ma olin lausa keeletu, sest mina polnud ju oma pilli mänginud.
Tin-tin-ton kostis selgemast selgemini. Ja siis korraga nägin ma tillukest mehikest ja juuksed sassis, silmad kavalust täis ja muud kui tõmbab oma kepiga pomm üle minu pillikeelte siin. No, tundes, et olen teda märganud, hüppas pillilt maha ja kadus. Ja tema järel vadis veel õige mitu samasugust tillukest mehikest. Jah, te ei usu. Ja ega mina ka alguses kohe ei uskunud. Sest kui juba pöial poisid kummitama hakkavad, siis on aeg pensionile minna. Ütlesin endale ja kirjutasin avalduse. Jah. Kuule sina, miks sa viimasel ajal nii ennast täis oled? Ise oled ennast täis, kangelane sihuke. Katsu kaadma silmis. Oleme sinust kuulsad sõprad arvanud. Kulla mees, mina olen küll seal, kus tahan. Sina mind igal juhul ei keela. Enne mul asjameest pani prillid ette. Läheb ennast nüüd suureks justkui konn. Sul suurusest õige imelik ettekujutus. Ütle parem ausalt. Sa oled lihtsalt kade, et viimasel ajal sellest tulekahjust ja minu vaprast käitumisest nii palju räägitakse. Küll nüüd ütles kade. Võiks läbi pärast maa alla, kui nii loll lõde oleks, kes kapisahtisse tuleda. Jäta mõde rahule, hädavaras sihuke. No proovi ainult, kaotab prillid ära. Prillidesse praegu saad. Hallo. Aha. On juhtunud ennekuulmatu lugu. 2 head sõpra on lootusetult tülli läinud. No, kanna Tilitonile ette. Jääme Jõnnuga kohale, et olukorda lõplikult selgitada. No kõik. Ma kuulen. Siin Siipel. Kannan ette, et sain praegu Tarkurilt linnapargist äreva teate. 2 head sõpra. Ja. Mis? Kas tõesti? On see võimalik? Oi, milline paha lugu, väga paha lugu. Oled ikka üks ehtne vaenlane. Tarkur. Ma sattusin lõksu. Tarkur. Ega sa viga ei saanud. Paistab, et mitte. Mis asjad need on, mis mulle kaela sadasid? Need on kõige eelduste kohaselt prillid. Selle poisi prillid. Kus nad siis ise on? Ära läksid. Maru vihastena. Ahah.
et sel juhul tuleb meil need prillid oma koju kaasa võtta. Raske võitu. No aga olgu peale. No vot nii, noh nii. Mis sõjast sa tuled? Sõjast või koolist. Sellisena koolist? Ära aja. Katsu ise kuulus olla. Kõik muidu tahavad siin näpuga katsuda. Koolis ka. Püüdsid uraa ja hakkasid mind üles tõstma. Ja kinni ei püüdnudki. Püüdsin küll. Aga miks sa siis nii roppis ja kriimuline oled? Ja kus su prillid on? Kellega sa kaklesid? Ah, ei ütle. Hea küll, ma lähen. Ei, oota. Kaklesin jah. No, mis see Mikk siis viimastel päevadel muudku narib? Vaat see on teine jutt. Mikk on kade, sellepärast. Nojah, aga prillid oleks vaja ikkagi üles leida. Täna läheb juba pimedaks. Homme otsime. Aga ära enam mitte kunagi mulle valeta. Kuuled? Mitte kunagi. Kas kõik on kohal? Himpel? On minu nimi Himpel, sest käes mul ikka pintsel, kui kõnnin metsaradu, kaasas värves sadu. Ma maalin rõõmsalt kirevaks kõik marjad, seenekübarad. Olen Himpel, kaasas ikka pintsel. Siipel, kus on Siipel? jah, minu nimi Siipel. Mul kanda tähtis tiitel, siin külakeses olen ma vahva sidepidaja. Jännu! Hei jõumes Jännu mina, on treenitud mu keha, mu igas musklis peidus ramm mul teistest pikem samm, kui hätta jääte nõuga, siis ruttan appi jõuga. Igas musklis peidus mul on ramm. Tarkur! Jah, kohal nagu ikka, mis rääkida siin pikalt. Noh, seal, kus Jõnnu jõuga proovin mina nõuga. Hampel! jah, Hampel olen mina, kas pole nimi kena, niisama kauneid soenguid lilledele meisterdan. jah, parim juuksur olen ma tervel pöial poistemaal, aina kauneid soenguid meisterdan. Hellik! jah, juba olen kohal, olla pesamuna on nii imekena, naeru nalju, armastan täis hellitusi minu päev, ka pilvevarjust päikest näen, on nii kena olla pesamuna. kui meie metsas kõnnime, siis rõõmudes see kõigile. jah, pealik meil on, tilidan, tilidan, tilidan. Tänaseks koosolekuks on õige mitu põhjust. Kahjuks aga ei ühtegi rõõmsat. jah, nagu te teate, juhtus Reeda ja Gerdi majas veidi aega tagasi suur õnnetus. Tulekahju. Palju asju põles ära ning kannatada said ka meie sõbrad, eriti Gert, kes peaaegu nägemise oleks kaotanud. jah, Hellik, kas sina tead, miks tulekahju tekkis? Ja, just me küsime sinult, Hellik, kuidas tulekahju puhkes, vasta. maja läks põlema ja
oligi kõik. Aga kes soovitas Reedale kapisahtlisse tule teha? Kes näitas, kus asuvad tikud? Mina näitasin, aga ma arvasin, et ta küpsetab neid kartuleid ahjus, mitte sahtlis. Tead, mis Hellik? Sa pole enam väike. Aitab logelemisest. Võtad redeli ja pintsli ning hakkad ka seenekübaraid värvima. Oi, kui ta ainult puravike kärbseseentega segi ei ajaks. Pole viga. Küll ma talle selgeks õpetan, kuidas neid värvida. Mulle meeldiks rohkem küll mune kirjata. Saad ka mune kirjata, kui seente värvimise selgeks õpid. Aga mis karistuseks tuleb? Karistust ei tulegi. Kui sa lubad, et enam ühelegi lapsele ei räägi neid tulemuinasjutte. Ja. Me teame ju kõik, kui väga armastad sa nilpsavaid leeke vaadata. Ja kahjuks armastavad seda ka lapsed. Ja küllap jutustasid sa Reedale rohkem kui üks kord, et vaata, tuli on justkui elav, kord lõbus, kord vihane, mõnikord ta isegi nutab ja sisistab, kui puud juhtuvad märjad olema. Tuli tahab ju kõiki soojendada, kõikidele hea olla. Jäta järele, sa justkui parastad. Ega ta ju meelega. Meelega või mitte, kuid Gert oleks õdetulest päästes peaaegu pimedaks jäänud ja kannab nüüd prille. Ja otseselt sellest tulebki teine mure. Nagu nägid täna Tarkur ja Jönnu, on parimad sõbrad Gert ja Mikk lootusetult tülli läinud ning koguni kaklema hakanud. See tähendab, et nad on hakanud meist eemale hoidma. Nad ei usu enam, et pöial poisid olemas on. Siis peaksid nad meid nägema. Ja, kui mitte just kõik lapsed, siis Gert kohe kindlasti. Tema on igal juhul täitsa mees. See täitsa mees laseb ka üsna kergesti rusikat käiku. Sa, Tarkur, rääkisid, et kunagi oskasid pöialpoisid niisugust imevedelikku valmistada, mis kuidagi... Ja rääkisid. Ja ma rääkisin ja mul ongi juba retsept valmis vaadatud. Ja puhtjuhuslikult on meil olemas ka Gerdi prillid. Tore juhus küll. Oleksin nende prillide läbi peaaegu otsa saanud. Sinusugusele rammumehele nüüd häda sünnib. Sünnib. No, kuidas on? Kuidas soovite? Loen ma retsepti ette. Just nimelt loen. Loe kindlasti. Ja ma siis... Nii. Näete, siin ta ongi. Nii. Vedelik, mis võimaldab näha haldjaid, kääbuseid, päkapikku mehi ja pöialpoisse, tehakse nõnda. Võetakse kõigepealt näpu otsatäis punakaid kristalle ehk liivateri. Mida Kuulsite? võetakse? No, punakaid kristalle ehk liivateri, mis asuvad järve põhjas. Krabid, näete, vaadake. Krabid peavad neid erakordselt väärtuslikeks ega loovuta neid tavaliselt ühegi hinna eest. Teiseks on vaja muretseda. Vaadake. Ussipisaraid. See on niisama raske, kui veest tuld teha. Veest tuld teha. Ja kolmandaks.
kolmandaks tuleb mõlemale prilliklaasile, ma kordan, mõlemale prilliklaasile asetada paar kristalli. Kui palju? Paar kristalli. Paar, jah. Ning niisutada neid ussipisaratega. Kuutõusu ajal tuleb need prillid läbi kadakatule kanda. Mis sa räägid? See on veelgi raskem kui 2 eelmist ülesannet kokku. Kuid püsivus viib sihile, soovime edu. Nii. Oot, mis? Ah, soo. No soovime edu. No nii. No, kuidas on? Võtame asja ette või mitte? muidugi võtame. Siis ikka. Ja, just. Võtame ja teisiti ju ei saa. Hoovime kindlasti. Elu või surm, kuid otsuse viime täide. Las Gert näeb ja saab veel rohkem teada, kui teised ilma prillideta. Ta on ju selle ära teeninud. Muidugi. kogu see vaev oleks ära jäänud, kui ma poleks tulega mänginud. Nojah, seda muidugi, jah. Nii, tänane öö jääb ettevalmistusteks ja järelemõtlemisteks. Noh, kõigil meil pole mõtet minna. Tuleb leida 3 meie hulgast, kes kõigepealt selle retke järve põhja ette võtavad. Ja siis, aga nüüd jätkake igaüks oma toimetusi. Igaüks toimetuste juurde lähme nüüd toimetama.